Tere, kallid kuulajad! See on Studiosus Narovensis, taskuhääling, kus räägime erinevatest huvitatavatest asjadest, mida meid just huvitab. Täna on meil külas Merilin. Ta on kolmanda kursuse noorsoo-bakalaureuseõppe õppiv õppija. Merilin räägib täna oma kogemusest Iirimaal ja kuidas või miks olla välissemester kasulik. Tere, Merilin! Mis eesmärgil sa oled? Ehk mida tegid? Tere kõigile! Mina käisin Iirimaal, sest et noorsootöö õppekavas on selline nagu kohustus teha praktikat ja meile kohe öeldi ülikooli alguses, et seda on võimalus teha välismaal ja siis ma olen seda aastaid juba tahtnud teha. Ja siis ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi tuleb ülikooli ikkagi ära käia ja siis ma tõesti tegin praktikat 2,5 kuud Iirimaal eelmine aasta. Kuidas sa seda praktikat kirjeldaksid? See on hea küsimus. Väga mitmetahuline ja väga selles mõttes huvitav kindlasti, et seda eeltööd, seda paberitööd, mis me enne pidime tegema ja pärast pidime tegema, tähendab, seda oli rohkem, kui ma oleks tahtnud, aga kokkuvõttes oli nagu väga silmiavav kogemus ja nagu ma tunnen, et mina soovitaks kõigile käia, kui on vähegi võimalus, sest päriselt see annab nii palju juurde. Kui sa rääkisid just sellest paberitööst, et ma arvatavasti arvan, et see on ka stipendiumi kohta, et kuidas sa seda taotlesid? Tartu Ülikool Erasmus plus programm on olemas, see on koolikodulehelt leitav. Ma ei mäleta tervet protsessi, aga põhimõtteliselt niimoodi, et sa pead taotlema stipendiumit eraldi ja siis sa pead tegema eraldi avalduse, kuidas see nüüd oligi? Nagu võtta, eks ole, selle jaoks ja siis see mingi õppeplaan eraldi ja praktikaplaan läheb sinna juurde veel ja lihtsalt mõtled, et 3-poolne praktikaleping oli selle asja nimi, kus siis see välismaa organisatsioon paneb oma allkirja, mina ja ülikool, ehk siis Narva kolledži esindaja, kes päris praktikaga tegeleb. Ja me käisime 3 veel, mina ja 2 kursakaaslast ja me põhimõtteliselt terve suvi nägime vaeva sellega. Aga lõpuks me saime, nagu kõik läks hästi selles mõttes, me saime raha ju. No kui pole saladus, et kui palju sul umbes nädalas kulutasid seda raha? Tead, niimoodi ma ei oska öelda, sest et ma ei lugenud, aga Iirimaal, ma ei tea, vähemalt siis, kui meie olime seal, oli see housing crisis nii-öelda, et ei ole nagu väga raske on leida elamist ja majutust. Ja siis, ma räägin sulle veel. See top tipp või mis iganes, kui tahate minna välismaale. Mina nagu soovitaks võtta ühendust väliseestlastega, neil on Facebooki grupid. Nemad võivad teile pakkuda odavamat majutust näiteks. Mina tegin samamoodi, me saime omale camp, on Kerri maakonnas, käisin Iirimaal. Väga nagu selles mõttes eestlase kaudu sain, et mul on Airbnb, tulge siia, mul on kõik tavai nii excited on ju, tulge. Ja siis nädalaga enne, kui ma oleks pidanud minema, canceldas meid ära. Ma ütles, et ma ei saa teid enam vastu võtta. Ja siis hakkas paaniline töö selleks, et leida uus majutus. Ja siis õnneks meile soovitati, et Tralees Kerri maakonna pealinn siis on vist praegu ikka veel, on üks ülikool MTU. Ja siis tema kaudu ma leidsin meile majutuse pubi peale. Nagu full Irish värk vaata. Et kus iga õhtu siis, no mitte iga õhtu, ütleme reedeti, laupäeviti, pühapäeviti algais disko, põrandad vappused, ei saanud magada üldse, aga sellest oli nagu väga Iiri kogemus, et see oli nagu lahe hea. Kuidas noorsootöö erialaõpingud Iirimaal erinesid Eestis õppimisest? No ma otseselt nagu ei õpi, ma tegin praktikat, et ma võiks võrrelda nagu Eesti-Iirimaa praktikat. Ma võiks 2 tundi sellest rääkida, aga kuidagi meie vähemalt selles organisatsioonis KDYS, kus me käisime, olime väga-väga hoitud ja meid võeti kohe nagu kui täisväärtuslikke organisatsiooni liikmeid, et me ei olnud mingi seda, et mingid eestlased ja mingid, ma ei tea, välismaalased ja et saagu ise hakkama, vaid meid nagu tõsiselt nagu hoiti, veeti autodega ringi, pakuti nõustamist, kui meil tundus, et nagu tahaks koju tagasi minna või mingi räige koduigatsus tekkis, siis mu kursajale pakuti nagu nõustamist ja see väga aitas teda.
nii et kuidagi nagu see alustavate noorsootöötajate toetamine Iirimaal on palju parem minu meelest kui Eestis. Ja üldse need inimesed olid väga toredad. Eestis on ka noorsootöötajad lahedad, aga Iirimaal olid ka, et nagu see hästi palju tuli ja välja nagu seda sarnasusi ja erinevusi, et see oli hästi äge näha. No ega sa terve aeg seal praktikat ei teinud, et kui oli vaba aeg, siis mida sa siis tegid? Tead, me elasime sellises kohas nagu Ballyhaig ja see on maakoht keset põlde, sihuke kuurort village või town või ma ei teagi. Sihuke asula, mis asus siis ookeani ääres ja Iirimaal on üldse see, et see ääremaade isolatsioon või inglise keeles rural isolation on hästi suur probleem ja ka just noorsootöös, et tekivad need vaimse tervise probleemid. Ja mulle tuli meelde just praegu see, et meie noorsootöötaja, kes seal ka elas Ballyhaigis, ta tegi meile tuuri seal ja siis ta ütles, et ma küsisin, et kas me saame minna mägedesse vaata matkama, sest ma Iirimaal tahaks täiega mägedesse käia, sest Iirimaa on tuttud oma mägede poolest, on ju. Ja siis ütles, et ei saa enam, et nagu kaljude peale ei saa, sest et inimesed sooritasid enesetappu sealt, need pandi kinni. Et see lihtsalt näitab seda, no, mis seal maakohtades toimub, et ja kuna transport selles mõttes oli kallis, autot me ei saanud, buss läks ainult 3 korda päevas, ehk siis põhimõtteliselt me olime seal enam-vähem lõksus ja käisidki mererannas jalutamas või seal külade vahel, mis see oli ka selles mõttes väga tore ja teistmoodi. Aga ma ei tea, oleks võinud rohkem teha, sest lõpuks tekkis, et tahan koju ära, no mina teen siin, tahaks midagi teha, vaata, jah. Kas praktika oli siis selles samas linnas, kus te elasite? Me elasime Ballyhaigis, meie praktika toimus Tralees, mis on kuskil bussiga tund aega sõita ja siis oli veel Kilarnis, kus pidid iga hommiku meid võeti, mitte iga hommik, aga nagu siis, kui oli vaja, võeti auto peale, sest üks noorsootöötaja, kes Kilarnis tööl elas seal samas, kus meie, see oli nagu väga hea, mugav logistiliselt niimoodi lahendada. Et 2 linnas tegime ja pluss selles Ballyhaigis tegelikult meil oli üks Family Resource Center, mis Eesti mõttes võib-olla on siis nagu kogukonnakeskus, kus me käisime ka aeg-ajalt ja seal oligi mingi pikapäevarühmad ja mingid, ma ei tea, art group ja sumbat sai teha seal. Ja. No, millised olid siis suurimad kultuuri erinevused Eesti ja Iirimaa vahel, mida sa märkasid? See pubikultuur, Guinness on ja, et käivad laupäeviti mässidel või nendel jumalateenistus, see on religioossus, eks ole. Yeah. Seal on see hästi suur katoliku kiriku traditsioon, mis tõlgendab noorsootöö valdkonda siis niimoodi, et laste väärkohtlemine on paraku katoliku kirikust mingis mõttes traditsiooniks olnud. Ja siis need laste kaitsemeetmed on võrreldes Eestiga väga nagu ma ütles kohati meie jaoks absurdsed, et kui sa oled noorega üksi näiteks toas, nagu meie praegu räägime, siis uks peab lahti olema, et teine töötaja näeb, mida sa noorega teed. Et sul oleks nagu alati tuki taga, et kui midagi juhtub, siis saad öelda, et ei, ma olen tunnistaja, ma tean. Oota, mis see küsimus oli? Mul lihtsalt ära juba. Kultuuri erinevused. Ja see pubikultuur, eks ole. Siis see, et tullakse jumalateenistuselt, minnakse pubisse alati, nagu, et nad elavad seal pubis. Iiri aktsent on muidugi väga lahe, eriti maakohtades. Vahepeal ma ei saanud mitte midagi aru, mis see meie landlord või landlady rääkisid. Ma mingi, okei, yes. Ja mis veel? No, selles mõttes otseselt nagu midagi Eestist nagu ei erinenud, muidugi võib-olla see vastupidine liiklus on ju, aga kuidagi kogu aeg või lõpuks oli Kuklas selline tunne, et nagu midagi on valesti, et see ei ole ikkagi kodu, et tahaks koju. Et nagu nagu öeldakse, et kui ma läheks Eestist Jaapanisse, siis oleks kultuuri erinevused hästi-hästi suured, siis on täiesti teine maailm. Aga Iirimaal ei ole niimoodi, see on ikkagi nagu Euroopa Liit, eks ole. Aga jah, lõpuks ikkagi sai aru, et kui olime 6 aega ära olnud, et siis nagu midagi on ikkagi valesti, tahaks koju. Koduigatsust eks, jah. Kas sa arvad, et eestlane suudab ära kohaneda selle kultuuriga? Ja ma tean palju eestlasi, kes selle Iirimaal, nagu ma rääkisin, vaata, et need väliseestlaste grupid ja et me olime seal 2,5 kuud, võib-olla kui ma oleks olnud seal aasta, siis lõpuks oleks juba olnud mingi lebo. Aga nüüd see 3 kuud nagu ei olnud selles mõttes, ta oli just täpselt see võib-olla kriitiline punkt, et tekkis see hull koduigatsus, kui ma oleks sealt võib-olla kauem olnud, siis võib-olla oleks nagu juba ära harjunud vaata sellega.
Mis väljakutsed olid veel selle praktika jooksul ja üleüldse selle välissemestri jooksul? Väga tugevasti kogu kogemus võib-olla oli see mugavustsoonist väljaastumine, sest et me ei olnud seda kunagi, mina ei olnud seda kunagi varem teinud ja mis on natuke halb, ma ei tea, võib-olla mõnele meeldib, et me pidime nagu majutuse ise leidma, lennupiletid ise orgunnima, nagu seal kohapeal asjad ise organiseerima, et kogu seda kuidagi, et me lähme sinna koha peale ja me teame, mis saama hakkab. Et see kuidagi enda ettevalmistus hästi pikalt ja ma mäletan seda esimest päeva, kui me päriselt jõudsime sinna oma majutuskohta ja me jõime seal Baileyst kuskilt lennujaamast, Londoni lennujaamast ostsime, et siis korraks tekkis küll, et oh my god, me oleme päriselt siin, nagu me päriselt olemegi siin, me peame päriselt hakkama saama siin nagu 2,5 kuud, et see oli niisugune väga lahe ja hirmutav moment samas. Ja. No sa just praegu rääkisid nendest headest mälestused. Milline on kõige võib-olla lemmikum mälestus? Me viisime Iiri noortele läbi Eesti kultuuriõhtu. Ja seal oli juustklaabid, ma ei tea, kas Eestis seda kuidagi eesti keelt tõlkida, ma ei noorteklubi, natuke naljakas. Ta minu meelest ei anna seda sisu samamoodi edasi. Aga selles meil üritusel oli mingi 150 noort vist või nagu üle 100 noore. Ja me alguses tegime neile seda slaidi esitlust ja me andsime neile eesti keele väänajaid lugeda. Ala mingit Anna õlu üle õla ja mingi, mis seal veel oli, issand see kuulilennud ja tunneliluuk ja Panapagana tagavara rahapada. Ja kõik need ja rääkisime Tartu Ülikoolist ja sellest Eesti digiriigist ja sellest ja siis me pärast tegime nendega tantse, mis oli see kaerajaan ja ussi. Ja see täiega noortele meeldis ja nii lahe oli seda näha päris, me hullult põdesime selle pärast alguses, et issand nii palju noori, kuidas me seda massi haldame. Aga see läks nagu väga-väga hästi ja paljud noored ütlesid, et issand, et mul oli nii lahe ja ma nüüd tulen kindlasti Eestisse ja see on nagu kindlasti hea. Pluss ma käisin noortega, oma noortega. Ma töötasin siis Kerri noortevolikogu noortega. Kerri raadios käisime podcasti tegemas. Mina ei rääkinud, vaata, nagu ma praegu räägin. Aga nemad rääkisid ja see oli seda Iiri raadios olla. Oli väga kogemus, ja. Kui vanad olid need noored, kellega sa siis olid seal? Ma tegelikult, me saime vist kõikides vanusegruppides nagu ära näha, mul olid mingi emmede beebide grupp isegi üks hommik. Et nagu tõesti beebid, eks ole, siis Iirimaal minnakse ju varem kooli 4-5 aastaselt, et kõik seda osa nägime, pluss kuni 18 aastaseni välja ja et me nägime vist kõik vanused ära seal, mis oli ka väga äge. Kuidas Merilin sa oma keeleoskust parandasid, kas see nagu paranes ka selle ajaga seal? Meile öeldi mitmel korral, et issand, räägite nii hästi inglise keelt ja et meil varasemalt oli mingi Hispaania vabatahtlik kunagi või tema oli tõlkijat vaja ja no me tegelikult üks põhjus oligi, miks Iirimaa, eks ole, sest et seal on inglise keel, mida me oskame ja noortega, kui me peame tööle hakkama, me saame nendega nagu nende keeles rääkida ja ma ei ütelnud, et mu inglise keele oskus oli enne väga halb, aga kindlasti sai nagu mingeid väljendeid juurde, mida varem ei teadnud. Ja. Kas seal ikka paljud räägivad seda kohalikku keelt või siis ikkagi rohkem inglise keelt? Ja maapiirkondades, nagu nad ise ütlevad ka, et see iiri keel on välja suremas ja tegelikult räägitakse seda eelkõige maapiirkondades, kuigi igal pool on need sildid on kakskeelsed, on inglise keel ja see on iiri keel. Aga maapiirkondades siis just räägitakse rohkem seda iiri keelt. Õnneks me sinna nendesse piirkondadesse ei sattunud lihtsalt, et see maapiir, kus me elasime, too piirkond, seal oli lihtsalt hästi tugev aktsent nendel inimestel. Kas noored õpetasid teile ka mingi paar kohaliku keeles sõna või uurisite ise äkki seda? Minu kursade, kellega ma seal käisin, hakkas iiri keelt õppima Duolingos. Ja ma ei tea, kaugele see jõudis, kaugele ta sellega jõudis. Aga ei mingid iirikeelseid sõnu ma niimoodi, ainuke iirikeelne väljend, mida ma ära õppisin, oli Corlin and Oak. See on siis, tõlgitakse eesti keelde nagu nõukogu, noorte nõukogu, ehk siis see noorte volikogu, kellega ma koos töötasin. See oli see väljend, mida ma ära õppisin. Ja. Aga iiri keelt hääldada on nagu, pluss iiri nimed. Omaette teadus, vähemalt eestlase jaoks. Aga kuidas sa siis õppisid nagu nende iiri nimede hääldamist või siis lugemist? Näiteks oli nimi Ifa, mida kirjutatakse A-O-I-F-E. Hääldakse IFA, et kui meil oli selle sisseelamisperiood, siis meie see supervisor ütles meile kõik ära, et seda hääldatakse niimoodi, seda hääldatakse niimoodi. Õnneks mingid tohutud raskeid nimesid ei ole ja lõpuks ikkagi õpid ära.
Aga siis pärast ma tulin Eestisse ja siis ma veel guugeldasin, kuidas mingeid nimesid hääldatakse, sest et tõesti vahepeal nagu mingid, issand jumal. Sest mingi täiesti teine hääldus, kui on kirjapilt ja see oli nagu aga samas hästi lahe ka, sest et eestlased üldiselt ei oska neid nimesid hääldada. Ja. Mul on salarelv. See on kasutada party trick. Sa mainisid enne seda koduikatsust, et kas see tuli sul peale, kuidas sa sellest nagu üle said? Jaa, see tuli peale. Ma ütleme, kuu aega oli okei ja siis hakkas vaikselt minema. Nii, millal Eestisse tagasi saab? Millal Eestisse tagasi jääb? No 2 nädalat veel, 5 nädalat on veel. Nagu siis lugesid nagu päevi juba. Ja lõpuks oli ikkagi väga raske ja siis samas jõuad Eestisse oled nagu, et no mis ma igatsesin siin, et oleks võinud, no Iirimaal oli ka lahe tegelikult, et miks ma tagasi tulin siia, et nagu, aga seal ikkagi keegi ma otseselt nagu midagi ei häirinud, aga just kogu see nagu sa kuklas nagu tunned, midagi on valesti, see ei ole ikka päris see kodukeskkond. Mis siis, et sa helistad võib-olla iga õhtu, eks ole, koju on ju, räägid ikkagi eesti keeles me omavahel rääkisime ka, me 3 käisime, aga ikkagi midagi on nagu valesti, see on hästi naljakas tunne. Kui veel mõelda äkki, millised olid need kõige keerulisemad hetked seal Iirimaal, äkki mingid just sellest, et harjuda nendest sellest kultuurist, et kui sa oled üksinda toas lapsega, et peab see uks lahti olema. Et oli mingiseid sellised just nagu praktika pooles mõttes? Ma ei tea, palju ma neid reegleid päriselt rikkusin, vange ei pandud, aga kes mõttes kohati olid väga absurdselt, tekkis siuke tunne, et issand jumal, me käisime erinevatel koolitustel seal ka, mida organisatsioon meile tagas ja lastekaitsekoolitus oli üks nendest ja veel 2 hästi huvitavat koolitust, mida Eestis, ma ei tea, kas noorsootöötajatel tehakse. Ja pärast see lastekaitsekoolitusel ma vaatasin üksteisele otsa olime nagu, et mis asja. Ma ei julge lapsega ühes ruumis olla, meid pannakse vangi iga väiksem asja eest nagu jumal küll. See oli nagu väga siuke issand jumal ja eks nagu ma ütlen, neid väljakutseid oli, aga samas nagu me saime nendest üle ja ma räägin, et see organisatsioon oli hästi toetav ja kokkuvõttes oli nagu üliäge kogemus päriselt. Kui ma alguses võib-olla nagu põdesin, pluss terve see paberimajandus lõpuks ütles, et issand, ma ei viitsi, ma ei lähe, siis ma ei aga lõpuks ikkagi käisime ära ja see oli nagu väga-väga äge. Et see on selles mõttes, jah, see on suur peavalu, võib-olla kui sa alustad sellega. Ja nüüd ma loodan, et kolledž on taganud selles mõttes meie üliõpilastele suurema toetuse. Aga kui sa lõpuks ära käid, siis on nagu, et jess, ma sain hakkama. Kas sa plaanid tulevikus veel välismaale praktikale minna välissemestrile või siis töötama kas või? No, jah, see on selline teema, mida ma olen ise ka mõelnud selles mõttes, et nüüd ma hakkan lõpetama, et kui ma magistrisse lähen, siis ma ei tea, selles mõttes, mis elu toob. Et nüüd ma vähemalt, nagu ma alguses vist ütlesin ka, et kui ma sellega hakkama sain, siis ma saan kõigi asjadega hakkama. Et just ma tajusin selle kogemuse puhul võib-olla seda, et kõik on nagu enda hirmudes kinni ikkagi, et tegelikult me suudame palju rohkem, kui me arvame. Ja et tõesti, et kuidagi see vabadus on nüüd käes, et ma tean, kuidas üksi Euroopasse minna nii-öelda. Et see ei ole üldse nii raske, et see ei ole mingi tohutu mingi raketiteadus, et päriselt, et tegelikult meil on kõik võimalused on vabad ja miks mitte minna kunagi. Et ma ei tea, et äkki see organisatsioon võtaks mind kunagi tööle, kui ma sinna tahaks, et nagu see mõte oli neil, et ma ei tea, vaatame, mis saab selles mõttes, et jah, vaatame, mis elu toob. Ja no lõpuks äkki, mis soovitused annaksid kuulajatele, kui nad soovivad minna välispraktikale? Kuulajad. Endal peab olema hästi suur eesmärgikindlus, et kui tekibki mingeid väljakutseid või terve see paberimajandus kasvab üle pea, siis mitte alla anda. Ja võtta viimast, kui sa seal koha peal oled. Ja isegi kui on raske nagu mõelda võib-olla selle peale, et see on jälle uus huvitav kogemus. Kõik juhtub põhjusega. On ju. Ja alati küsida abi, kui jääd hätta. Selles mõttes tegelikult on inimesi, kelle käest abi küsida ja kirjutage mulle. Aitab. Ma aitan teid. Ja hästi siis aitäh, kallid kuulajad ja meiega oli siis Merilin Miks.